Hekk on rohemüür ja see tuleks rajada kindlaimatest taimedest, et tulemus oleks briljantne ja kestev, moodustaks meie iluaiale meeldiva rohefooni ja eraldaks meid naabritest. Mis oleks sinu kindlakäelised nõuanded ühe taimse piirde loomiseks Hortese valiku põhjal? Üldse ma soovitaksin Eesti kliimatingimustes ilusa rohelise hekina kasutada ikkagi elupuud, sest elupuu kasvab igasuguses mullas ja peab ainult vaatama, et tal oleks piisavalt niiskust, et kui me istutame selle noore taime, et oleks korralikult kasvatud, siis ta läheb kasvama igal pool. Tegelikult ei ole ju elupuul konkurenti hekitaimena meie kliimas, kuna ta moodustab sellise ilusa rohelise müüri ja see on ilus ka talvel. Samuti teda saab kasvatada hästi tihedana, aga just istutamise aastal siis kindlasti peaks kastma, eriti kui on põuane suvi tulemas. Elupuid on erinevaid sorte. Kuidas neid valida ja millele peaks tähelepanu pöörama? Kõige populaarsemad elupuusordid on Brabant ja Smaragd. Brabant on nüüd täiesti ehtne hekki elupuu, talub hästi pügamist ja just kasvatab sellise sileda seina nii-öelda hekina kokku. Kuid Smaragd on natukene erksama rohelise värvusega ja hoiab oma vormi ka soolopuuna väga ilusana, et temast saaks just selliseid eraldi sambaid istutada iluaedadesse. Mida sa soovitaksid neile, kellel on eelarvega väga napp seis, aga on vaja see taimemüür kuidagi ikkagi ära teha? Läikiva tuhkpuu hekki saab ilusa ligustri hekki. Neid müüakse siis maikuus paljasjuursetena ja nende õige istutamise aeg ongi maikuu jooksul. Et nende ostmine siis kujuneb odavamaks, neid müüakse 10 tüki kaupa pundis ja inimene siis peab arvestama, et ühe jooksva meetri peale pannakse 2–3 taime. Üks põnev taim on ka paju. Teil on siin pakkuda igasuguseid vormipuid. Milline on sinu suhtumine pajusse kui sellisesse? Kui meil on ikka Nõmme aed ja on selline liivane, siis tema ei ole selline puu, kes sügavale oma juured oskab ajada ja selle niiskuse kätte saada. Tal peaks olema looduslikult juba, peaks vaatama, et oleks niiskem pinnas. Need pajud on jah siis sellised hübriidid, mis on siis esmakordselt meie aianduskeskuses selliste tüvivormidena ja nende hooldamisel tuleb ka siis jälgida, et tuleb see tüvepool kogu aeg pungadest puhas hoida, et moodustab selline tüvi, hiljem need oksad lihtsalt kasvavad kokku ja moodustavadki sellised tugeva tüve ja pealt siis tuleb kogu aeg neid võrseid siis tagasi lõigata. Samamoodi on võimalik siis ka kontpuudest teha selline punutud hekk ja miks mitte kasutada siis erineva võrse värviga vaheldumisi sellist punutud aeda.